Euroopa majanduskaart joonistatakse ümber. 70 aastat lõi Euroopa majanduse süda Berliinis. Nüüd eemaldatakse see süda kirurgiliselt ja siirdatakse 300 miili ida poole. 2023 aastal, kui Saksamaa tööstustoodang langes kuni 2%. Poola neelas endasse hulgaliselt Saksamaa tootmist, viies oma majanduse $1 triljoni piirile. Euroopa Komisjoni trotsides ja Lääne-Euroopa reegleid eirates, Poola viib läbi üht kõige dramaatilisemat tööstuslikku muutust kaasaegses ajaloos. See ei ole järelejõudmise lugu, see on ülevõtmine. 2025 aasta septembris Poola saavutas verstaposti, mis oli varem reserveeritud maailma majandusgigantidele. Selle SKT ületas $1 triljoni piiri, asetades selle samasse liigasse nagu Ameerika Ühendriigid, Saksamaa, Prantsusmaa, Ühendkuningriik, Hiina ja Jaapan. Esmapilgul ei tundu Poola sellesse nimekirja sobivat. See paistab silma kui erand, anomaalia. See on ju ometi seesama rahvas, kes istus vaid mõni aastakümme tagasi raudse eesriide taga. Riik, mida kindlasti ei tuntud majandusliku suurvõimuna, kui ta 2004. aastal Euroopa Liiduga liitus. Seda seostati pigem odava tööjõuga kui mingi kodumaise tööstusliku jõuga. Ometi on Poola nüüd $1 triljoni suuruse majandusega ja üha kasvava mõjuga mitte ainult Euroopas, vaid ka ülemaailmsel areenil. Ja samal ajal kui Poola tõuseb, kogeb tema naaber Saksamaa dramaatilist langust. Kontrast nende kahe riigi vahel on silmatorkav. Aastakümneid oli Saksamaa Euroopa vaieldamatu tööstusjõud. Ta domineeris tootmises ja ehitas üles ülemaailmse maine, tootes kõike alates luksusautodest kuni tipptasemel tööstusmasinateni. Saksamaa polnud lihtsalt Euroopa suurim majandus, vaid oli mootor, mis hoidis kogu Euroopa projekti töös. Kuid 2023 aastal hakkas see mootor tõrkuma. Tööstustoodangu kasv langes umbes poolelt 2%-ni. Seejärel tuli niinimetatud Mittelstandi väljaränne. Üks põhjusi, miks Saksamaa on aastate jooksul nii edukas olnud, on tema ulatuslik võrgustik edukaid väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid, mida ühiselt nimetatakse Mittelstandiks. Nad ei pruugi saada nii palju tähelepanu kui suuremad kaubamärgid ja Fortune 500 firmad, kuid need firmad on sageli oma kitsastes nišiturul maailma liidrid. Kuid koos moodustavad nad suure osa Saksamaa majanduslikust tugevusest. Aastatel 2023 kuni 2024 teatas aga koguni 32% riigi Mittelstandi tootjatest plaanist viia tootmine Saksamaalt välja. Reini Ruhr-Org, Saksamaa majanduslike alustalade sepikoda, tühjeneb ettevõtte haaval ja nad ei koli Hiinasse ega Ameerika Ühendriikidesse. Tegelikult ei liigu nad üldse kaugele, vaid üle idapiiri, Poolasse. Saksa kodumasinate hiiglane Miele on viinud oma pesumasinate tootmise Saksamaalt välja ja kolinud selle Schweruvi tehasesse Poolas. Küttesüsteemide ettevõte Wisman investeeris €200 miljonit uude soojuspumpade tootmistehasesse Legnitsas, samal ajal kui ta vähendab tegevust oma kauaaegsetes Saksamaa tegevuskeskustes. Need ei ole üksikud juhtumid, need on osa palju suuremast suundumusest. Jõukus, mis rahastas sõjajärgset Euroopa projekti, liigub ida poole ja see ei juhtunud üleöö. See on 30-aastase suurplaani ulminatsioon, mis algas täiesti nullist. 90ndate algus tõi Poola ajaloo ühe suure peatüki lõpu ja millegi täiesti uue alguse. Tol ajal polnud riigil peaaegu mitte midagi. Isegi riigi ellujäämine oli kaalul. Kommunismi kokkuvarisemine tõi kaasa laialdase kaose. Tehased suleti, töökohad kadusid ja terved tööstusharud haihtusid üleöö. Poola uus juhtkond pidi tükid kokku korjama ja segadusest sotti saama. Paljudel riikidel oleks olnud raske sellest läbi tulla, kuid Poolal oli plaan, millel oli potentsiaali kas riik täielikult hävitada või viia see palju parema ja helgema tuleviku poole. Baltserovitsi plaan. Šokiterapiana tuntud plaan oli kõrgete panustega ellujäämisstrateegia, mis põhines kiiretel ja ulatuslikel majandusreformidel. Ühe päevaga kaotati hinnakontrollid ja vähendati riiklike tööstusharude toetusi. Valuuta devalveeriti ja Poola avas end rahvusvahelisele kaubandusele. See oli majanduslik šokk, mis lammutas vana süsteemi ja sundis kehtestama uue. Selle mõju oli kohene ja karm. Töötus, mida kommunismi ajal polnud isegi olemas kui mõistet, tõusis järsult. Miljonid inimesed jäid tööta ja elatustase langes järsult. Riiklik sotsiaalkaitsesüsteem lagunes. Rahvuslik sissetulek langes 22%. Tööstustoodang vähenes 25%. Inflatsioon tõusis hüppeliselt. Kuid kogu selle valu ja võitluse kõrval toimus majanduslik revolutsioon. Kuna riik ei päästnud enam ettevõtteid, mis ei töötanud, surid vanad monopolid välja. Nende asemele tekkis uus erasektor, millel oli potentsiaali konkureerida ükskõik millisega Euroopas. Tõhusad, ambitsioonikad ja kõike tõestada tahtvad uued ettevõtted tõusid tuhast. Kuna nad tegutsesid rangetes tingimustes, Poola ettevõtjad kujundasid oma firmad vastupidavateks, kulutõhusateks ja paindlikeks. See andis neile edu mitte ainult lühiajaliselt, vaid ka tulevasteks põlvkondadeks. Kui tolm oli hakanud vaibuma, Poola oli pannud aluse aastakümnete pikkusele majanduskasvule. Aeg tõestas, et Baltserovitsi plaan oli siiski õige.
1990 aastal oli Poola nominaalne SKT 65 miljardit dollarit. Nüüd on see üle 1 triljoni dollari. See on 4 aastakümnega kasvanud enam kui 15 korda suuremaks. Enamik teisi Euroopa riike ei suuda sellega võistelda ja šokiteraapia ei stabiliseerinud ainult valuutat ega elavdanud majandust. See lõi uue põlvkonna töötajaid ja ettevõtjaid, kellel oli soov edu saavutada. Esimest korda aastakümnete jooksul hakati raske tööd, innovatsiooni ja riskide võtmist premeerima. Kõik, mida neil vaja oli infrastruktuur ja nad leidsid kellegi teise, kes selle kinni maksaks. Poola oli loonud pikaajalise edu saavutamiseks vajalikud eeldused, kuid tal oli vaja need omavahel ühendada ning tal oli vaja teid, raudteid, logistilisi võrgustikke ja muud infrastruktuuri. Kõik see maksab raha. Poola ei tahtnud kogu arvet ise maksta, nii et ta sai oma jõukate läänenaabrite käest rohkem kui natuke abi. 2004. aastal liitus ta Euroopa Liiduga. Tol ajal peeti seda laialdaselt lääne helde žestina. Jõukamad riigid nagu Prantsusmaa, Saksamaa ja Ühendkuningriik ulatasid abikäe Ida-Euroopa raskustes olevatele riikidele. Varssavi aga nägi olukorda teise nurga alt. See oli tähtis sündmus, märk sellest, et Euroopa muutub tugevamaks ja naaberriigid tahavad üksteist aidata ning toetada. Kuid see oli ka kuldne võimalus. Võimalus viia läbi Euroopa mandri ajaloo suurim varade ülekandmine. 2 aastakümne jooksul sai Poola Euroopa Liidu eelarvest hämmastavad 161,6 miljardit eurot. Sellest piisaks, et ehitada üle 100 maailma kõrgeima hoone Burj Khalifa koopia. Mastaabid olid jahmatavad. Poolasse voolas igal aastal kümneid miljardeid dollareid, kuid raha saamine oli vaid plaani esimene osa. Poola pidi selle raha õigesti kulutama. Teised EL-i liikmesriigid olid oma EL-i vahendeid valesti majandanud ja tegid seda jätkuvalt. Poolal polnud kavatsus samu vigu korrata. Ta kasutas talle antud rahavaru strateegilise relvana, suunates tohutuid summasid kõikidesse olulistesse põllumajandus- ja taristuprojektidesse. Järgmistel aastatel Poola ehitas välja maanteede, teede ja kiirraudteede võrgustiku, mis muutis täielikult Kesk-Euroopa logistilisi kaarte. 2004. aastal oli riigil vaid 450 miili maanteid ja kiirteid. Aastaks 2024 neid oli juba üle 3100 miili. Teed ja raudteed ei rajatud juhuslikult. Iga sentimeeter oli hoolikalt läbi arvutatud ja optimeeritud tõhususe saavutamiseks. Tükkhaaval ehitas Poola tohutu geopoliitilise lõksu, mida lääneriigid ei osanud ette näha. Kui riigi infrastruktuur paranes, seisid rahvusvahelised korporatsioonid uue valiku ees. Nad võisid jääda Lääne-Euroopasse ja leppida kasvavate kulude ning ülekoormatud transpordivõrgustikega. Või viia oma tegevuse Poolasse, kasutades ära madalamaid kulusid, EL-i rahastatud infrastruktuuri ja kiiresti kasvavat tööjõudu. EL-i lääneriikide juhid ei märganudki ees ootavat kriisi, mis nende silme all arenes. Nad arvasid, et Poola arengut rahastades loovad nad endale usaldusväärse ja isegi alistuva majanduspartneri. Nad ootasid nende kümnete miljardite eurode eest ainult poliitilist kuulekust. Varssavi kasutas samal ajal lääne raha selleks, et läänelt tööstuslik ülemvõim ära võtta. Ja kui infrastruktuur oli valmis, Varssavi oli valmis seda tugevdama millegagi, mis kinnistaks tema staatuse mitte lihtsalt kõrvaltegelasena Euroopa laval, vaid peaesinejana. 2022. Aasta veebruaris tabas Euroopa mandrit veel üks murranguline muutus. Poola oli taas valmis muutusest maksimumi võtma. Vene tankid ja väed ületasid piiri Ukrainasse, andes märku aastatepikkuse sõja algusest. Selle mõjud ulatusid kaugele väljapoole lahinguvälja, mõjutades poliitikat ja majandust üle kogu maailma. Aastakümneid pidasid riigid nagu Saksamaa kaitset madalaks prioriteediks. Sõjalisi eelarveid kärbiti, samal ajal kui raha suunati sotsiaalhoolekande projektidesse. Varssavi aga läks vastupidist teed. See suunas suure osa oma riigieelarvest kaitsekulutustesse. 2024 aastaks oli selle riigi kaitsekulutused tõusnud ajaloolise 4,12%-ni SKT-st. See on kõrgeim protsent kogu NATO liidus. Proportsionaalselt on see 2 korda rohkem kui Saksamaal ja Prantsusmaal. See on isegi kõrgem kui kõigi aegade suurimal sõjalisel suurriigil, Ameerika Ühendriikidel, kelle kaitsekulutused olid tol ajal umbes 3,4% SKT-st. Poola ei loopinud seda raha lihtsalt niisama ega kulutanud juhuslikult. See investeeris maailma parimatesse sõjatehnikasse. Lõuna-Korea, K2 Black Panther põhilahingtankid, 100 K9 Thunder iseliikurhaubitsad ja 10 FA-50 hävituslennukid. Kui Poola ostud 2039 aastaks lõpule jõuavad, on riigil rohkem põhilahtanke kui Ühendkuningriigil, Saksamaal, Prantsusmaal ja Itaalial kokku. See on kõige agressiivsem sõjaline ülesehitus pärast külma sõda. Aga see pole veel kõik. Poola ei osta ainult tanke ja tooneid sisse.
Ta on sõlminud Lõuna-Koreaga offset-lepingud, et saada tehnoloogia ja oskusteave, et ehitada tanke omaenda pinnal. Täna tulevad Poolas tootmisliinidelt maha 100 tankid ja haubitsad ja Ukraina sõja tõttu on riigist saanud ka oluline logistikasõlm USA ja NATO vägede jaoks. Alates 2022 aastast on Poola kaudu liikunud loendamatul hulgal relvi, laskemoona ja varustust ning riik on saanud kasu tohutust geopoliitilisest kilbist. Muutes end usaldusväärseks transiidikoridoriks ja ehitades üht kontinendi tugevaimat armeed, on Poola tähtsus kasvanud. USA, Ühendkuningriik, Prantsusmaa, Saksamaa ja teised lääneriigid ei saa endale lubada, et see riik läbi kukub. Seega teevad nad kõik, et seda kaitsta ja toetada. Ja kui Ameerika sõjaline toetus on tagatud, Poola sai ülimalt tugeva mõjujõu, et sundida EL-i tegutsema. Aastaid levis lääne meedias narratiiv Poola rollist Euroopa areenil. Seda nähti kui paaria riiki, probleemset last. Mõned Varssavi häälekamad juhid said Euroopa Parlamendis regulaarselt hukka. Brüssel viitas sageli erinevatele EL-i õigusartiklitele, et Poolat karistada ja sanktsioneerida. Riiki trahviti ja ähvardati korduvalt. Mõnda aega tundus, et Varssavil tuleb lõpuks alla anda ja alluda, kuid sõda muutis kõik. Riik oli Euroopa ellujäämise jaoks eluliselt tähtis, mistõttu muutus Brüsseli jaoks raskemaks ähvardamine või survestamine. Kui lääne juhid vaidlesid edasi abstraktsete artiklite ja õigusriigi üle, keskendus Varssavi sellele, mis oli tõeliselt oluline. Kasutades enda kasuks oma uut staatust Ukraina logistikakeskusena, murrang saabus. 2024. Aasta alguses Euroopa Komisjon oli mitu kuud hoidnud Poolale mõeldud 137 miljardi euro väärtuses vahendeid külmutatuna. See oli mängu muutva tähtsusega rahasumma, mis oli täielikult külmutatud ja mida kasutati finantsilise pitsitusena, et avaldada survet riigijuhtidele. Kuid Varssavi ei pilgutanud silmagi. See jätkas seda, mida oli alati teinud, tugevdas oma infrastruktuuri, kindlustas piire, parandas kaitsevõimet ja muutis end mandri jaoks väärtuslikumaks. See muutis poliitilist kurssi, võttes kohustuse taastada kohtuvõimu sõltumatus ja lähtestada suhted Euroopa Liiduga. Poola missioon tasus end ära. IL andis lõpuks järele, vabastades kogu 137 miljardi euro suuruse paketi, sealhulgas umbes 60 miljardit eurot taaste- ja vastupidavusrahastu ehk RRF-i vahendeid. See oli täielik kapituleerumine EL-i juhtkonna poolt ja märkimisväärne võit Poolale. Poola oli kõik ootused ümber lükanud ja süsteemi enda kasuks ära kasutanud ning sai nautida tohutut lääne kapitali sissevoolu, kõike seda tehes, säilitades tugeva ja stabiilse suveräänse vastupanu hoiaku. Selleks hetkeks oli Poola saavutanud oma strateegilise mõjuvõimu tipu. Ta oli tugev nii majanduslikult kui ka sõjaliselt ning oli läänt omaenda mängus võitnud. Kuid samal ajal, kui Varssavi juhid tähistasid, ei saanud nad aru, et nad kaotavad lahingut, mida ei saa võita tankide ega toetustega. Aastate jooksul on Poola kohta püsinud veel üks vana narratiiv. See väidab, et riik on justkui mingi konservatiivne kultuurikindlus, rahvas, kes on tõhusalt sulgenud oma piirid demograafiliste muutuste eest, mis toimuvad mujal Euroopa mandril. Varssavi juhid on seda müüti edasi levitanud, korduvalt väites, et nad ei võta kunagi kasutusele Saksamaa ja Ühendkuningriigi sarnaseid immigratsioonile suunatud mudeleid. Kuid andmed räägivad hoopis teist keelt. 2022 aastal väljastas see üle 700 000 esimese elamisloa EL-i väliste riikide kodanikele. Juba 6 aastat järjest on Varssavi väljastanud rohkem töölube EL-i väliste riikide kodanikele kui ükski teine EL-i liikmesriik, sealhulgas Saksamaa ja Prantsusmaa. Poola väidab end olevat mingisugune immigratsioonivastase poliitika bastion, kuid toob sisse rohkem välismaist tööjõudu kui riigid, mida nende juhid kritiseerida armastavad. 100 000 töötajaid on toodud sisse üle kogu maailma, sealhulgas sellistest riikidest nagu India, Usbekistan ja Filipiinid. Miks? Sest see oli ainus viis, kuidas Poola ellu jääks. Riigi majanduskasv tuli oma hinnaga. Lõpuks avastas Poola end olukorrast, kus ettevõtted olid peaaegu plahvatuslikult kasvamas, kuid neil puudus massiliselt tööjõudu, et seda kõike käigus hoida. Riigi töötuse määr oli langenud 1 madalaimaks Euroopas, kuid töökohti oli endiselt liiga palju ja inimesi nende täitmiseks liiga vähe. Katastroofilise majandusliku kokkuvarisemise vältimiseks pööras riik oma immigratsioonipoliitika pea peale. See suunas 100 000 välismaiseid töötajaid logistikakeskustesse, tootmistehastesse ja olulistesse tööstusharudesse. See polnud kunagi püsiv lahendus. Tegelikult on tööjõu sissevedu vaid ajutine abinõu palju tõsisema probleemi jaoks. Püsiv kriis, mis ähvardab seda $1 triljoni suurust majandust. Poola tõeline soov oli, et neil oleks rohkem omaenda inimesi, kes täidaksid töökohti ja toetaksid majanduse jätkuvat kasvu. Oli vaid üks probleem. Riik oli teel otse dramaatilise demograafilise kuristiku poole. 2016. aastal käivitas Varssavi programmi Pere 500+. See pakkus peredele igakuist maksuvaba rahalist toetust 500 zlotti, mis on umbes $130 iga lapse eest, kes perel oli. See oli agressiivne meede, et julgustada poolakaid rohkem lapsi saama. 2024 aastal tõsteti toetust ja sellest sai 800+ programm uue ja parema igakuise maksega.
800 zlotti, peaaegu $220. Poola valitsus läks selles küsimuses lõpuni. Nad lootsid, et sellest piisab, et pöörata riigi demograafiline langus ümber. See ei olnud piisav. Perepoliitika programm aitas kindlasti lugematul hulgal poolakaid, vähendas laste vaesust ja tegi peredel lihtsamaks toidu lauale panemise, kuid see ei suurendanud sündivate laste arvu. 2023 aastaks oli Poola sündimuskordaja langenud 1,16 lapsele naise kohta. See trend jätkus ka 2024 aastal, kui näitaja langes veelgi madalamale, 1,11 nii. See oli kogu Euroopa madalaim ning madalaim Poolas pärast teise maailmasõja lõppu. See ei ole sugugi lähedalt tunnustatud taastetaseme sündimuskordajale 2,1, mida peetakse vajalikuks selleks, et rahvastik püsiks stabiilsena ilma sisserändele tuginemata. Varssavi sai teada, et ainult rahaga ei saa demograafilist langust lahendada. Põhjused on sügavamal. Need on struktuursed, Poola ühiskondlike muutuste kujundatud ja need samad muutused on seotud riigi majandusbuumiga. Sest kui Poola liikus kiiresti $1 triljoni suuruse majanduse poole, eluasemekriis tekkis riigis suurtes linnakeskustes. Sellistes linnades nagu Varssavi ja Krakow pole kinnisvarahinnad lihtsalt tõusnud, vaid lausa hüppeliselt kasvanud. Noor Poola paar, kes alles alustab, isegi lihtne ühe magamistoaga korter tundub kättesaamatu. See on sundinud miljoneid inimesi üürielu ebakindlusse või suurte eluasemelaenude alla. Kui inimesed ei tea, kus nad järgmisel aastal elavad või kas nad suudavad järgmise laenumakse teha, ei ole pere loomine tavaliselt esmatähtis. Samal ajal tormab Poola pea ees surmavasse keskkonnalõksu. Riigi tööstuslik tõus tugines fossiilkütustele. Poola sõltub endiselt tugevalt kivisöest, mis annab umbes 50% tema elektrienergiast. See tähendab, et Poolal on kogu Euroopa kõige süsinikumahukam elektrivõrk. Poola sõltuvus fossiilkütustest tähendab, et riigi kohal tiksub kell. EL liigub edasi rangete kliimaeesmärkidega, mis sunnivad liikmesriike kiiresti heitkoguseid vähendama. See tähendab, et Poola peab sulgema suure osa oma söeinfrastruktuurist, mis käivitab ahelreaktsiooni kogu riigi majanduses. Kõrgemad energiahinnad, väiksem kulueelis ja riik, mis ei pruugi enam tunduda ülemaailmsetele tootjatele nii atraktiivne. Selle eksport kannatab ja tulud vähenevad. Kui Poola julgeb eirata EL-i reegleid, võib see silmitsi seista laastavate piirimaksudega, mis õõnestaksid tema positsiooni ühisturul. Lühidalt öeldes kihutab Varssavi otse vastu tellisseina ja tal ei pruugi olla piisavalt aega enne kokkupõrget pidurdada. Vaatamata eesootavatele väljakutsetele on Poola suutnud muuta Euroopa nägu. Mandrikaart on ümber joonistatud. Ajalooline võimustruktuur, mille kaudu lääneriigid põlvkondade kaupa kontrolli hoidsid, on purustatud. Samal ajal kui Pariisi ja Berliini vana kaardivägi oli hõivatud bürokraatia ja poliitilise polariseerumisega, Poola ei kirjutanud lihtsalt reegleid ümber, vaid leiutas omad ja tehes seda tõmbas ta mandri raskuskeskme ida poole. Poola ei ole enam arenev turg, see ei ole enam alluv perifeerne partner. Nüüd on see 21. sajandi Euroopa nägu. Varssavi kasutas ära EL-i finantsstruktuure, et ehitada omaenda maailmatasemel infrastruktuur. See pakkus Saksa mittelstandi ettevõtetele kasumlikumat ja atraktiivsemat alternatiivi. Isegi siis, kui sõda jõudis tema ukse ette, tegi ta kõik õiged sammud olukorrast kasu saamiseks. See on tugevalt relvastatud, kõrgelt industrialiseeritud suurriik ning selleni jõuti mitte klassikalist lääne liberaalset mudelit järgides, vaid omaenda teed käies. Ja just see tee võib olla see, mis osutub 21. sajandi võitjaks, üksnes juhul, kui Poola suudab üle elada oma käimasoleva demograafilise kokkuvarisemise. Riik seisab kuristiku serval. Sellest on saanud Euroopa suurriik. See on kindlustanud oma piirid. See on saavutanud tohutu mõju ja austuse maailmalaval. See on saavutanud selle, mis kunagi tundus võimatu. Ainus küsimus, mis on jäänud on, kas see suudab oma positsiooni säilitada? Poola ambitsioonikad sammud ei saaks tulla olulisemal hetkel. Kuna pinged Euroopas kasvavad, jälgib iga suurriik tähelepanelikult Venemaad. Vaata, mis tegelikult juhtuks, kui Venemaa tungiks Poolasse, et näha, kuidas Vene pealetung kulgeks. Või klõpsa sellele videole.